Muidu, kus me oleme? Meie oleme kohas, kus tehti droonide mängu väga mitmed kohad. Siin näiteks, kus härrasmes pildistab, on seisnud Daenerys Targaryen mingil väga tähtsal hetkel, milles on isegi pilt olemas. Ja siin on, mis siin täpsemalt oli? Ka mingid stseenid. Et siin on tehtud stseene, mis tegelikult tundub jumala veider ühtepidi, et tegelikult üsnagi selline kuurortlinn ju. Noh, tegelikult. Suvel on ta kuurortlinn. Et siin on tehtud selliseks asja, vaata. Et selles mõttes on nagu fun, jah. Et see nagu nii naljakalt ütlesid, vaata, et see on umbes see koht, kus nagu nüüd nende jalakas on käinud, vaata, kõik see kogu see meeskond ja mida iganes, vaata. No päriselt siin olla on ikka äge. Võimas. Jaa. Ja siin on praegu, okei, ka ma kujutan ette, kui suvaliselt oleks, ma kujutan ette, kõik teeksid seda sama pilti, vaata. Jaa, absoluutselt. Aga praegu on nagu nii mõnus, ilus, vaikne. Ja, on see vett, ka kahjuks on see pisatud mingi sitta, aga üldiselt see vesi on nagu nii puhas ja läbipaistev. Ulme ilus. Ja. Nii. Igaks üks väike vigade parandus võib olla. Nii. Kes see võis selle? See võis olla ka Cersei. Kui ma alguses ütlesin Daenerys Targaryen, siis see võis olla ka Cersei, sellepärast, et ma ei suutnud praegu tuvastada selle selja pealt. Ma nii hästi ei mäleta, vaata. Mingid kohta, kus inimene seisab. Ei, no absoluutselt. Nii suur fänn ei ole, aga see võis ka Cersei olla, jah. Nice. Me siis jõudsime nüüd natuke kõrgemale ja me avastame ühte suurt kindlust. Avastame pudelit vett praegu. Me oleme kindluses. Minu kus pahandati. Ja laps. Me oleme kindluses. Siin on mingi metsikult äge vaade. Tada! Watch. Ütleme nii, et ei ole väga paha vaade. Minul ei ole paha vaade. Minul ka ei ole väga paha vaade. I am vaping. Kas räägid kaameraga või? Absoluutselt. Kaameraga räägin. See nimi on Andreas. Targaryen klan. Oh, tšeki biiti. Kohe. Väiksed nautlejad. Pesupäev. Nii. Lähme siis linna müüridesse. 10 euri. Natuke rohkem vist. Aga lähme reisime vanalinnas. Kohe näed seda tuntud YouTuber, seda täpselt mida öelda, mida teha. Ja, nüüd on kell 9:46. Ja me lähme sinna. Who cares? Jõudsime omadega paadisadamasse. Nagu öeldakse, naine paadis, paad põhjas. Mees roolis, rool kraavis. Mul ei rooli vajagi. Ma kõik roolingud ma ei... Miks sulle meeldib lähedalt filmida? Sest mu käsi ei ulata kaugemale. Sul on nii väike käsi. Arva, kus me istume? Saad 1 euro kõra arvad? Posti peal. Jep. Seal kindluses me käisime. Ja nüüd me teeme linnale tiiru peale. Oo, mina olen ka siin. Tere! Nice. Nice. Tere hommikust! Tere hommikust, Eestimaa! YouTuber Lemps on tagasi. No, me lihtsalt lähme jalutama. Teine päev. Tegelikult. Mine metsa, me läheme jalutama. Pidu! Vaata on üks imelik maa. Metsikult kasva. Nii. Kõik kohad on kasvi täis.
sinu teooria asja läinud. Mida miinimumtemperatuur on 8 kraadi öösel. Tšeki seda nurgas. Tšeki jalad laiali. No jah, tegelikult rahutab praegu. Aga vaatad teised ka. See kõik sead ennast. Päiksekest tuleb hästi vaata. Ja võtse kui runnu. Ja vaata seda, see on omadega puri. Tema on pahane. Tema on siin kunn. Ja see on nagu see musical Cats. Ei, need Schiller või sellega. Ja äkki on haigusi täis, on nii palju nii-öelda neid kodutaid. Paar-kaks väikest kassi nägime. Tähendab, igal pool on kassid. Me oleme tulnud salaja. Salaja avastama kuurorti piirkonda vist. Me tuleme kusagile hotellide... No põhimõtteliselt me põgenesime fragmentidest. Või seda. Ja nüüd läheme ujuma. Jah, me lähme avastame veel seda ägedat maad. Vaatame jälle, et seal pillime. Tuleb pistad varbad vette? Tuleb pistad ka varbad vette või? Võtsid näud. Ütleme nii, et sulle meeldib neid kassisõpru saada endale. Kellel? Sinul? Mulle väga meeldib kassisõpru. Mulle meeldib üldse sõpru saada. Oi. Paika. Mis sa arvad, Endi, kas sa tuleksid siia tagasi kunagi? Jah, aga ma arvan sellega sellega vaide. Ta tundub natuke vicious. Vicious ka natuke. Suspicious and vicious. Ja samas need nagu tulevad lähedale. Unusta lugu see kohutav lugu. Võta mõistis, et nüüd tuleb tal meenutada. Ta tuleb mõelda tagasi minevikule. Meenutada hoolikalt iga väikest tühisena tundunud vahejuhtumit. Ebatavaline kõneles George'iga, eile õhtul tegi meenutamise möödapääsmatult vajalikuks. See oli olnud nii ootamatu, nii heidutav. Tea nüüd. Mis muudu? Minuga räägida. Siin oli praegu väga palju põnevat. Lugesin mul raamatut. Päike paistab näkku. Kaua me rõdul oleme istunud päikse käes? 12–16 minutit. Ei ole mingi veel tunni aja. Ei, rohkem ma arvan isegi. Võib-olla. Ma olen raamatuga päris kaugene. Ja elu on maailma parim. Eestis on mingi pluss-miinus aga miinus kraadid tõenäoliselt. Lumi ja värk. Mis seal vahet on? Ei noh, me lihtsalt oleme siin. Maadi Melma. Kus me oleme? Vaata seda nägu praegu. Mõni kordan. Sõidame ülesse. Millega? Ma ei tea. Cable Car. Jim Carrey film. Okei, filmime vaata. Väga põnev palve. Õnneks ta läheb rahulikult. Uus aasta on käes. Kas meie elu muutub kuidagi drastiliselt? Jah. Mis saama hakkab? Ui. Ei taha kohe sellest rääkidagi. Sellised asjad hakkavad juhtuma, et ise ka ei tea veel. Okei. See on nagu pöörd. Laminaadid mullitavad. Mine metsa. Oma laminaatidega. Tasakaalueirid. Huvitav, kui kõrgel me oleme. See on ikka väga kõrgel. 30–31 cm. Ja seal linnas me elame. Ma teen pilti laminaadis, mis mullitab. Tead mida? No. Sellistes kohtades viibides ma ei saa aru, kuidas inimesed üldse usuvad, et Jumalat ei ole.
see on lihtsalt nii ilus. Ma saan mulje kätte. Okay. How amazing is this? Tada! Teed videot või? Jaa. Tere! Oppi kui lahe. Tada! Ilus. Fantastiline. Räägi nüüd sügavat juttu ka. Meil on seda, mis kell on. Meil on hullult äge reis on minu arust. Lähme istume maha. Võtsime inimesed kaasa sellele pikale jutule, mida Lemps tahab nüüd südamlikult rääkida. Meil on olnud nii äge reis siiamaani. Ja ma tegin just selle keepulkaariga nii hirmus üles sõita. Aga ma tegin selle ära. Tere! Nii tore on ja vaade on lihtsalt pöörane. Ma ei julge rohkem rääkima hakatest iga rohkem rääkimata, Lemps paneb selle arvuti kinni. See on telefon muidu. Vahet ei ole. Kaamera paneb kinni. Meil on kõige parem kaamera maailmas. Canon RFX Central. Yes. Party moving, don't stop grooving. Jep. Ma on nii hea meel, et me siia tulime. Aastavahetuseks. Tõe relax, iga päev me käime jalutamas ja siis me puhkame ja chillime niisama. Väike draama queen oled see küll. Ja nii tore on ja nii äge on. Kuule, lähme jalutama. Siin ringi. Yes. No ütleme nii, et ei ole väga halb vaade veel kord mägedele. Mida tähtsad sulle öelda on? Kellele? Meile, mälestuseks. Ma ei saa öelda seda, aga ma tahan. Et sa mind armastad, ma tean. Sest äkki mul tuleb ikkagi see idee YouTube üles laadida. Ja siis ma ei saa rääkida kõigest sellest, mida ma tahan rääkida. Ouch. Okay. But you look awesome, baby. So do you. Amazing. Kui Tanja lugu on Amazing Love. Näed, see seal on vanalinn. Ja siin me käisime ka. See on Fort. Miks mähime ja puhime? Sest kell on 9 ja täna kolmapäev. Ei ole. Aga Kõik läks hästi. Täna on aasta viimane päev. Ja see on väga oluline päev meie kõigi jaoks. See on täiesti eriline päev võrreldes teiste päevadega. Täiesti teistsugune kui eile ja täiesti eriline kui homme. Pole meie puhul küll. Miks? Sellepärast, et me ei ole Eestis ja meie jaoks kestab aasta 1 tund kauem kui ülejäänud eestlastele. Tervitid. Yes. Mitte meie. Mitte meie. Me oleme umbes 10 minutit jalutanud. Mäest ülesse. Me oleme 4 tundi kõndinud siit Horvaatia kõige kõrgemast mäest ülesse. Ja me oleme peaaegu kohal. Ainult 20 kilomeetrit veel. Vaata alla, kui pikk tee on läbitud. Hiigeldame veel. Ja kui pikk tee on räbitud seal. Me vallutasime mäe. Iga kord, kui Lemme paneb kaamera käima, siis ütleb mulle, et tee nüüd straight face, vaata, ära aja lolli juttu. Ja ma proovin rääkida tõtt. Me olime põhimõtteliselt oleme kõige kõrgemas tipus, Horvaatia tipus. Seda kutsutakse kui Horvaatia Mount Everestiks. Yes. We did it. Palju see oli? 12-13 kilomeetrit. Väkke tõus. 20-30 ikka, noh. Ei, 20-30 oli see degree, vaata, mis jookseb. 12-13 kilomeetrit, aga me saime seal ka hakkama, üsna kiiresti. Me oleme Latvade tipus. Mingi 7 tundi läks. Kõigest. Aga nüüd on vaja ainult alla minna ja ütleme niimoodi, et on tehtud. Me teame täpselt, mis tunne on nendel inimestel, kes vallutavad mägesid, see tunne on võimas. Jaa, me oleme läbi märjad. Ja üldiselt täna on aasta viimane päev. Ja see on täpselt samasugune päev ikkagi nagu eilne ja homne. Aga meil on väga tore elu. Aga kuna meie oleme kõige kõrgemas tipus, siis me oleme tipus ja teevad all. Seal valmib meie aasta viimane lõuna. See kõlab nii dramaatiliselt. Takata! Ja me teeme pakku. Oli kurja! Seadut aastat! Päris hästi. Ja mulle hästi natukene. See oli sulle. Saad aru? Ei. Meie host, Maria. Ma kohe alustan sellega, et ma näitan selle, mis oli meie aastavahetuse laual. See oli meie täna aastavahetuse toit. No, me mõtleme, et me oleme tagasihoidlikud ja nüüd Lemps räägib. Meie host, Maria, lihtsalt jättis meile ukse taha toidud.
mingid hapukapsast lihaga. Jep, lihtsalt oli nagu kotitäis hapukapsast lihaga. Siin on mingisugune... Oh my god, mida lõhna. Nagu teha. Supp, mingid tehtud koogid, soe leib, värske leib. Kõik see toit on soe nagu. Appi kui pehme. See meenutab mulle midagi. Oota. Mine metsa, see on... kui ma suudaks seda lõhna edasi anda. Kallis on nii hea. Jaa, ma söön seda ka varsti. Aga praegu ma pean tegema miljonite fännidele otseülekannet. Mis ta laivis praegu? See on pöörane. See on ulme. Räägi nüüd sellest viimasest õhtust ka, mis praegu siin toimub aasta viimasest õhtust. Meil on õues torm, nagu räme torm. See on selline tuul, et ütleme, et sellise ilmaga ei tahaks lennata. Aga muidu me chillime aasta viimasel õhtul kodus. Naudime teineteise seltskonda. Tõenäoliselt sööme veel. Endi teeb aastaks oma viimased šampad ja alkod. Mina olen niisama tore. Ja tõenäoliselt, kuna me päeval magasime, siis äkki me jaksame vaadata kilutulestikku. Ja kui ei jaksa, siis meil on suve. Sellepärast, et aastavahetus on lihtsalt üks vahva õhtu, aga meil on neid vahvaid õhtuid iga õhtu, kus me saame koos olla. Et see ei ole must be alati. Tahame lihtsalt koos olla. Kas ma olen nüüd kaameras või? See võib, jah, oled küll. Jaa, et kuna me teeme seda videot ise endale, siis peame endale meelde tuletama, et tegelikult iga päev on sama ilus, iga päev võiks olla sama oluline, nagu on see tänane päev, mis mingil põhjusel inimestel on väga oluline. Aga ma leidsin täna huvitava pointi selle kogu selle teemal, et selles mõttes, et see äge päev, et kõik inimesed täna kallistavad midagi. Ma arvan, et seda ei juhtu, ma arvan, et ühelgi teisel päeval ei juhtu seda, ma arvan, isegi jõulude paiku ei juhtu seda niimoodi. Et kõik kallistavad vähemalt kedagi. See on tegelikult ju väga cool. Aga no muidu see haip muidugi selle aastavahetusele nagu, ma arvan, et ka see üks hetk vaikselt kaob ära, sest see kuidagi, aga võib-olla ei kao ka. Kes teab? Uued traditsioonid võib-olla hoopis. Et aastavahetus väga ei koti vaata. Jep. Me hoopis hoiame oma elu põnevana reisides, naudites teineteise seltskonda. Me oleme kinda happy'd. I love you. I love you too, baby. Äge. Mis ütled, et sa oled parim? Absoluutselt. Kokkad ja koristad ja värk ja ma võin lihtsalt istuda ja olla. No jaa, no. Ikka juhtub, noh. Ja kõige ilusam mees oled sa ka maamuna peal. Seda ma tean. Mingid viimased sõnad. Reisi lõppu. Me olime esimesed inimesed täna hommikul lennujaamas. Lennujaama avati kell 7. Mul otsa võid. Mina ei olnud esimene. Olid küll. Siis minu koos esimene. Jaa, aga ma pean alati videotes mingit jama. Tõsi. Et siis koju sõit. Mul nii veeldib see YouTube'i. Mine metsa. Sa oled nii jobu. Ma olen nii jobu. Viimased sõnad on väga olulised. Ilusad mäed on ja it was good to be, but now I wanna go back to my kiddies. Yes, kiddies. Them little titties. And the kiddies. Jep. Nii et goodbye from us.